Nii, tere tulemast. Täna kuulame Ivar Ivaski loengut pealkirjaga 100 aastat Eesti kirjanduses Kreutzwaldist Kaplinskini, mille ta esitas Metsaülikoolis aastal 1969. Enne kui me sellega kaugemale läheme, annan sõna Käbi Lokile, kes tutvustab meile MÜ Klassika loengute digitaliseerimise projekti. Palun, Käbi. Õieti virtuaalne Metsaülikool algas väga lihtsa mõttega, et me võimaldame publikul kuulata umbes 100 Metsaülikooli loengut, mis meil on salvestatud. Aga see laienes ja selleks nädalaks oleme valinud iga päev teemade kaupa käputäis loenguid. Täna, kuna meie pealoeng on kirjandusest, on saadaval lisakirjandusloenguid. Meil on, kui te klikate, üks moment, mul läheb natukene tehniliselt asjad. Pole viga, võta rahulikult, Käbi. No ei saa. Ütleme niiviisi, et me oleme teinud saadaval teile mitmeid teisi kirjandusloenguid, mida te võiksite suvaliselt omal ajal lihtsalt kuulata, aga täna on meil ees, mida Maimu tutvustab. Väga hea, aitäh, Käbi. Ja ma lühidalt kirjeldan midagi lühikest Ivar Ivaski kohta ja siis ka Sirje Kiini kohta, kes ka pärast kommenteerib Ivar Ivaski loengut. Nii et Ivar Ivask sündis 1927, lahkus siit maailmas 1992. Ta oli Eesti-Läti päritolu kirjandusteadlane, kriitik, luuletaja ja kunstnik. Ta sündis Riias, veetis lapsepõlved Eestis Rõngus, põgenes 1944. aastal Saksamaale, kus sai kõrghariduse. Alates 1949. aastast immigreerus USA-sse ja ta tegi oma elutöö USA-s Oklahoma ülikoolis, kus toimetas mainekat üleilmset kirjandusajakirja nimega Books Abroad ja World Literature Today ja asutas Ameerika Nobeliks kutsutud Neustadi kirjandusauhinna. Ta kirjutas luulet 3 keeles, saksa, eesti ja inglise keeles, esines kunstinäituste ja luuleõhtutega USA-s, Kanadas, Lätis ja Eestis, pidas loenguid Kotkajärve Metsaülikoolis nii 68. aastal kui ka 69. aastal ja siis, nagu öeldakse, Ivar Ivask oli meie mees maailma kirjanduses. Nii, et enne kui me videot vaatame, heli ja salvestus kuuleme, siis ma ütlen ka Sirje kohta, et Sirje Kiin on võrdleva kirjandusteaduse doktor, kes on avaldanud kirjanike monograafiaid, sealhulgas Kersti Merilaasi biograafia ja doktoritöö Marie Underi elust ja loomingust. Tema sulest on ilmunud esseeraamatuid, luulet ja sadu arvamusartikleid. Ta on sündinud Eestis, Viljandis, saanud hariduse Tartu ja Turu ülikoolis, töötanud ajakirjanikuna nii Eestis kui Soomes, elab praegu Madisonis, Lõuna-Dakotas, USA-s. Ta on õpetanud Eesti kirjandus Kotkajärve Metsaülikoolis vähemalt 10 aastat ning on Metsaülikooli audoktor. Nii, nüüd kuulame Ivar Ivaski loengut, siis kuuleme, mida Sirjel on selle kohta öelda ja kuulajaskond võite vabalt esitada küsimusi ja kommentaare chatis siin Zoomis. Nii et head kuulamist. Aitäh selle sissejuhatuse eest. Armsad kaasmetslased,
kõigepealt igaüks peab vabandama, enne kui ta hakkab rääkima. Ja mina ütlen, et see ülevaade 100 aastat Eesti kirjandus Kreutzwaldist Kaplinskini on teadaval määral tellimus, Ilomaa lepingu tellimus, mitte sotsiaalne, ma loodan, aga tellimus siiski. Nimelt ta leidis, et tähtsam kui mõne üksiku kirjaniku või ühe teose eritlus oleks ära see üldise ülevaade andmine, sest paljud üliõpilastest siin, metslastest, ei ole alati tuttavad küllalt nende üldiste arengu suundadega meie kirjanduses. Ma isiklikult eelistaksin rääkida ühest kirjanikust, nagu ma seda mullu tegin, Peet Vallaku proosast või Underi dramaatilisest luulest, aga ma katsun teha oma parima, kui mõni mees kaob unarusse Eesti kirjandusloos või mõni aastakümme jääb vahele, siis see on ainult selle 1 tunni jooksul. Nad kõik jälle tõusevad üles see järel, nii et ma vabandan, kui mõni teie lemmikkirjanik ei leia mainimist siin. Aastal 1966 ilmus kodumaal luuletuskogu pealkirjaga Lumevalgus, lumepimedus, mis on kahtlemata meie sõjajärgse kirjanduse eksperimentaalsemaid, mitmekiilisemaid kogusid. Õigupoolest on ta omamoodi terviklik poeem, mida olen ise julgen kord võrrelda T.S. Elioti kuulsa Tühermaaga, The Wasteland. Aastal 1969 ilmus kodumaal samuti näidend Tuhkatriinumäng, mille Vardi Valgemäe peab moodsa Eesti dramaatika seniseks tipuks ja heaks absurdteatri näiteks. Mõlema teose autoriks on Paul-Erik Rummo, kes sündis 1942. aastal meie suurimas linnas Tallinnas, kus ta ka üles kasvas ja praegugi elab. Teiste sõnadega, moodne kirjanik ja linlane. Käesoleva aasta aprillis kirjutas ta mulle järgmist. Praegu valmistan end tõlkima Dylan Thomast ja samal ajal mõtlen settude peale, kelle juurde suvel sõiduks peaks minema. Luuressõit on võib olla juba varsti, õige usu lihavõtte ajal. Sain antikvariaadist hurda settukeste laulud osta, uurin neid üle hulga aja. Kõik see on väga imelik, nii imelik ja hää. Mitu päeva järjest kuulasin üht plaati, Kalevan Sõura väljaannet Karjala ja Ingeri rahvalauludega. Lindistasin endale ümber. Oli vahel sama tunne, nagu linnulaulu plaate kuulates. Ei sobi nagu tuppa, ei mahu nagu ära. Need ei ole stereofoonilised plaadid, aga ometi tundub heli, nagu igalt poolt tulevat ja mitte ära mahtuvat. Linnulauluplaadid ostsin, et nende järgi viise tundma õppida ja hiljem looduseski nimepidi lauljaid ära tunda. Tahaksin selle kirja osundi asetada motona oma tänase loengu üle, sest temas nagu jooksiksid kokku 3 Eesti kirjanduse põhijoont. Kõige vanima kihina looduslähedus, mis omab rahvaluules animismi kuju, kus loodust hingestatakse ja inimest tuntakse kõiksuse lahutamatu ja vastutava osana. Või Rummo sõnades kirjutatud tänapäeva Soome lüüriku Eva-Liisa Manneri iseloomustamiseks antoloogias Kõne voolab voolavas maailmas, ma tsiteerin, täpset loodusmaalingut pole kall eesmärgiks omaette, vaid etappideks teel ühtekuuluvustundeni kõige olevaga. Teiseks saab Rummo kirja osundist selgeks rahvaluule, ainulaadne osatähtsus meie kirjanduse arengus ja uuenemises. Ja seda isegi nii moodsale noorele poeedile ja linlasele, nagu seda on Rummo ise. Ja kolmandaks, välismõjude osa, tõlgete ja muganduste näol, sel konkreetsel juhul kavatsus eestindada Dylan Thomasi värsse.
väga loomulikult ja pingutamata astub Rummo linnulaulust looduses, setukest rahvalaulu ja sealt inglise modernisti juurde ja tagasi. Muide, pole see mingi eskapismi või mineviku ilustamise, vaid just tänapäeva inimese maailma suhtumise tundemärgiks. Prantsuse antropoloogi Claude Lévi-Straussi ja teiste strukturalistide viimase aja uurimised on ilmekalt tõestanud, et oleme kaua asjata suhtunud üleolevalt nõnda nimetatud primitiivseisse rahvaesse ja nende kultuuri avaldusesse, sest teaduslik maailmavaade pole sugugi kõrgemal tasemel, pole tingimata keerukama struktuuriga kui näiteks maagiline maailma suhtumine. Nad lihtsalt toimivad eri sugu tasanditel, saavutades igaüks võrdse keerukuse ja inimliku pädevuse. Seega avaneb meilgi täiesti uus perspektiiv oma rahvaluule ja muinasusundi paremaks hindamiseks. Kui kunagi oli moes häbeneda selle pärast, et kõrgetasemeline kirjutatud kirjandus, teaduslik mõtlemine ja linnakultuuri tsivilisatsiooni hüved jõudsid Eestisse väga hilja võrreldes teiste maadega, siis on nüüd, kus suurlinnad on kiiresti elamiskõlbmatuks muutumas ja inimväärne kultuurielu aina raskemaks linna oludes, on meie rahvakultuuri suhteline mahajäämus muutumas omaette õnnistuseks. Kui Ameerika noored luuletajad otsivad suure vaevaga ühendust looduslähedase, maagiliselt olulise maailmavaatega, siis on see kõik veel meie kirjanike käeulatuses. Et tsiteerida Ameerika luuletaja Gary Snyderi raamatust Earth, House, Hold, osa meie modernsusest seisab just teadlikkuses, et oleme üks oma algustega, kõikide ajastute kaasaeglased, kõikide kultuuride liikmed. Meie vaimus on iga ühiskondliku struktuuri ja tavandi seemned. Et see väide peab paika mitte ainult Paul-Erik Rummo, vaid nii mõnegi teise meie aja väljapaistva Eesti kirjaniku kohta näete, kui mõtlete säärastele nimedele nagu Uku Masing, Betty Alver, Bernard Kangro, Ilmar Laaban, Artur Alliksaar, Ivar Grünthal, Kalju Leppik ja Jaan Kaplinski. Aga pöördume tagasi minevikku, mille kohta on veel palju öelda, enne kui saame õiglaselt hinnata olevikku, milleni areng on meid viinud. Miks kõigepealt valisin oma ettekande pealkirjaks 100 aastat Eesti kirjandust Kreutzwaldist Kaplinskini? Kui Eesti kirjanduse ajalugu on kahtlemata palju vanem Kreutzwaldist. Tegin seda põhjusel, et võime jaotada meie kirjandust kahte suurde ajaühikusse. Just nii, nagu oleme harjunud jagama maailma ajalugu enne Kristust ja pärast Kristust, peaksin ka Eesti kirjanduse puhul kõnelema ajast enne Kreutzwaldi ja pärast Kreutzwaldi, kusjuures muide lühendused oleksid täpselt samad. Seda kõika on kinni naelutanud kodumaa kirjandusteadlane Endel Nürk oma 1968 ilmunud tähtsas uurimuses Kreutzwald ja Eesti rahvusliku kirjanduse algus. See, mis oli enne Kreutzwaldi, see on tema meelest mitte Eesti kirjanduse ajalugu, vaid hoopis eelajalugu. Rikas rahvaluule läheb oma vanemas lademes arvatavasti kuni 13. sajandini, kui mitte kaugemale. Aga need rikkused jäid Kreutzwaldini oma rõhuvas enamikus üles kirjutamata ja mõju avaldamata. Rahvaluule on muidugi kirjandus, aga kirjutamata, üles kirjutamata kirjandus, nagu soomlased seda ilusti nimetavad. Rahvalaul, muinasjutt, laulumäng sisaldab ehtsat rahvapärast vana taidetraditsiooni eesti keeles, mis kahjuks pääses trükki alles alates möödunud sajandiga, kui me arvestame üksiku siinsaal avaldatud palaga enne seda. Seevastu eestikeelne kirjandus
mis pääses trükki 1535. aastal ilmunud Vanrat Kõlli katekismuse, ütleme 1838. aastal ilmunud Krahh-Mantoffeli ajaviite Peergo valgusel vahel, oli kõike muud kui ehtne ja rahvapärane ja kõrge kunstitasemega kirjandus. Mirk ütleb selle meie kirjanduse eelajaloo toodangu kohta, et see on, ma tsiteerin, üksnes asja armastajalik eeltöö, sealjuures keelt vaevaliselt valitsenud võõraste, peaasjalikult kirikumeeste eeltöö. Puhtakujulise kirikliku või härnhuutliku tarbeliteratuuri kõrval on siin parimalgi juhul tegemist kas konventsionaalse juhuluule või siis õpetliku lugemisega. Need 300 aastat ei pea üle ega ka alahindama. Just ette valmistava faasina tõelise eestikeelse rahvusliku kirjanduse tekkimisel. Kuid viimane sai teoks alles 19. sajandi keskel ja Kreutzwaldi elutöös. Lähtudes estofiilide eeltööst ja vastandades seda Kreutzwaldi saavutusega, kirjutab Mirk. See kõik oli ikkagi rohkem kui mitte midagi. Teatavaid jälgi oli ette aetud, mingi algeline kirjanduselu traditsioon loodud. Aga see ei muuda lõppjäreldust, et kirjandust selle õiges tähenduses siiski veel ei olnud. Ja sellepärast saab kõige eelnenu puhul kõnelda üksnes eesti kirjanduse eelajaloost. Oli vaja täielikku kvalitatiivset murrangut nii sisus kui vormis, nii autorite päritolus kui mõttelaadis, et võiks alguse saada rahvuslik kirjandus. Niisugune kirjandus, mille loojad juba teadlikult ja järjekindlalt esineksid rahva huvide kaitsjatena, võides seejuures toetuda rahvaluule, keele ja rahva elu tegelikkuse põhjalikule tundmisele. Sinna poole juhtiski ajaloolise arengukäik. 1857–61 ilmus Kreutzwaldi poolt koostatud Kalevipoeg, üks ennemuistne eesti jutt, teaduslikus väljaandes 1862 järgnes esimene raamatutrükk. 1866 ilmusid tervikuna Kreutzwaldi poolt rahva suust korjatud ja üles kirjutatud eesti rahva ennemuistsed jutud. Viimaste kohta ütleb Kreutzwaldi teenekaim toimetaja ja tõlgitseja August Annist. Kalevipoja järel on eesti rahva ennemuistsed jutud, Kreutzwaldi teine peateos ja ühtlasi eesti rahvuskirjanduse üks esikteoseid. Ta on eesti rahvajuttu väljaannete hulgas kuni praeguseni jäänud esikohale nii hästi oma kirjandusloolise asendi kui ka oma kunstiväärtuse poolest. Esmakordselt anti siin rahvale tagasi tema poolt aastasadade jooksul jutuvormis viljeldud luuleunistused, tema ootuste ja lootuste kajastused. Ja seda nii kunstipärases vormis, et nad said eesti proosakirjanduse klassikaliseks teoseks. Esmakordselt kandsid nad eesti muinasjuttude paremikku ka maailma teiste rahvaste lugemislauale ja on jäänud sinna nende kõige silmapaistvamaks esindajaks tänaseni. Peate kindlasti, et Kalevipoega on tõlgitud tervikuna ja osaliselt mitmesse maailma keelde, muuseas ka inglise keelde ja juba 1895. aastal W.F. Kirby, The Hero of Estonia, mis on proosa ümberjutustus värstõlkes katkenditega. Et Kreutzwald pole ammu veel oma kirjandusliku aktuaalsuse kaotanud, näitab kas või tõik, et tänavu Indiana ülikoolis doktoreerinud Jüri Kurman, väitekiri käsitleb Soome-Eesti kirjanduslikke suhteid, kavatseb tänapäeva inglise keelde tõlkida Kalevipoega, milleks tal on juba leping sõlmitud UNESCO-ga. Kreutzwald on üldse eesti kirjanduse paremini toimetatud ja kommenteeritud klassik. August Annist on uurinud 3 köites Kalevipoega eesti rahvaluules, Kalevipoja saamislugu ja Kalevipoega kui kunstiteost.
mis peaksid varsti ühes suures köites kodumaal uustrükis ilmuma. 1959. aastal ilmus Tallinnas täielik teaduslik väljaanne muistenditest Kalevipojast. 61–63 toimetas August Annist Kalevipoja tekstikriitilise väljaande 2 köites ja aastal 1967 Eesti Rahva enne muistsede juttude tekstikriitilise väljaande. Endel Mürgi mullu avaldatud suur monograafia Kreutzwaldist võtab niisiis väga huvitaval viisil kokku kõikide nende uurimuste tulemusi, lõpetades järgmise rahvusliku ja maailmakultuuri võrdlusega, katsudes veel kord täpsustada oma uurimuse lõpus lauluisa osa meie kirjanduse arengus. Ma tsiteerin Mürgi uurimusest. Rahvuslik kultuur on maailmakultuuri kui terviku lahutamatu koostisosa. Tema kohus ja ühtlasi ka sisemine püüdlus on oma piiridest üle astuda, leida oma koht selles üldises universaalses. Kuid maailmakultuuri kuulumine ole mehaaniline iseeneslik. On vaja saada millekski enese jaoks, et võida olla midagi ka teiste jaoks. Rahvas peab oma loomingulise potentsi realiseerima tasemel, mis üldist maailmakultuuri mingil määral rikastaks ja täiendaks. Ainult rahvuslik kultuur, mis on suutnud kujundada enesele näo ja sisu, võib leida tähelepanu ning arvestamist väljaspool, saada rahvusvahelise tunnustuse osaliseks. Just seepärast, jätkab Mürk, ongi nii tähtis algus, mida kunagi küllalt ei suuda toonitada. Enese leidmise algus, rahvusliku eneseteostuse teadliku astmeni jõudmine ja vastavalt arengu sisemistele seaduspärasustele ning dialektilisel iseloomule algas sealt peale ka tee oma piiride ületamiseks, ühinemiseks maailmakultuuri võimsa kooriga. Kogu ränk ja vaevaline tulek läbi halli ürgaja aastatuhandet, viikingliku kangelasaja lühike nooruse unenägu ja ajaloo areenile saabumist tähistav verine kaitsesõdade järk, hilisemate sajandite vaevade, piina ning alanduste okas rada, kõigi nende kümnete põlvkondade töö, võitlus ja eluvisadus oli sellega viinud niisuguse künniseni, milleni paljud rahvad ja hõimud kunagi ei jõudnud, enne kustudes ja hääbudes. Kõigel oli siit peale hoopis teine, suurem ning olulisem mõtte, tuum ja tähendus. Tsivilisatsiooni ääremaa mees ja orjaks alandatu võitis enesele elu ja inimõigused, sai oma hääle, võimaluse öelda oma sõna, kõnelda oma ajaloolisest kogemusest ja oma ilma nägemisest ja teda märgati, teda kuuldi, teda hakati kuulma üha enam ja erinevates maailma kaartes. Eks ütle ju midagi see, et meie päevil lähevad Eesti kirjanike teosed teiste rahvaste ette miljonites eksemplarides. See on õige Nõukogude Liidus. Palju kordselt rohkemal arvul, kui on meie rahva arv. Kui kogu see kultuuripingutus kujunenud demograafilises situatsioonis, pange nüüd tähele, peaks ka jääma ühe arengukaare lummuslikuks apogeeks, siiski on see olnud. Ja see on trükitud sõrvendatud ja enesest elutuld õhkuva jälje jätnud. Ikka eredamasse valgusse, ikka kaugemale nähtavaks tõstab aegade kulg mehe, kes seisis selle enese leidmise tee hakul, mõtleja ja tõeotsija, patrioodi ja humanisti, ratsionalistliku valgustaja ja romantilise unistaja, prohveti ja eksliku kannatava inimese. Armsad kuulajad, palun andestage, tsiteerisin nii pikalt Mürgi uurimusest, aga loodetavasti nõustute, et seda oli ka väärt.
Mitte ainult meile ülitähtsate kultuurilise eneseteostuse probleemide kokkuvõttena, vaid ka proosa näidena, kus asjalik teadlane läheb hoogu ja muutub ise luuletajaks, prohvetiks. Ja kas pole oluline ka see, et taoline raamat rahvusliku kirjanduse tekkimisest ja selle õigustusest kirjutati ning avaldati praeguses Eestis. Pealegi trotslikult pessimistliku kartusega, et, ma tsiteerin jälle, kui kogu see kultuuripingutus kujunenud demograafilises situatsioonis, mis muusse saaks olla kui venestamise oht, peaks ka jääma ühe arengukaare lummuslikuks apogeeks, tähendab võluvaks õitsengu ajaks. Siiski on see olnud ja enesest elutuld õhkuva jälje jätnud. Vist ainult küll ühe väike rahva esindaja, kes on alati ümberrahvustamise ja hääbumise lävel, katsub sel viisil ja oma kaasmaalasi julgustada, et siiski on olnud midagi. Igatahes oli Kreutzwald ise optimistlikum, sest see oli tema, kes tõi eesti keelde näiteks sõnad luuletaja, laulu loomine, kirjandus, raamatukogu ja kõige sümboolsemana sõna tulevik. Viimase kohta, ja see nüüd veel üks tsitaat Jürgi monograafiast, tulevik on Kreutzwaldi loodud sõna. Milline sümboolika selleski? Nii ebakindel ja vähe tõotav oli olnud selle rahva edasine eluperspektiiv, et keeleski polnud säärase mõiste jaoks otsest vastet. Selle vahel, millisena Virumaad võrsunud mees kord oma rahva eest leidis ja millisena oma viimsel tunnil maha jättis, oli väga suur erinevus. Majanduslikus, õiguslikus, hariduslikus mõttes. Ent peamine muutus väljendus just selles, et Eesti rahval oli kujunenud tuleviku teadvus. Niisuguse teadvuse äratamisel kuulus oluline osa rahvuslikule kirjandusele, mille esimeseks suurkujuks peame Kreutzwaldi. Seoses optimismiga ja vahemärkusena, optimismiga ja tuleviku teadvusega üks pisikene märkus. Kui mõni nädal tagasi jalutasin kodumaa luuletaja Jaan Krossiga Helsingis ja rääkides Metsaülikoolist küsisin, kas tal oleks mingi läkitus siinsele noortele, siis ta vastas, et ta olevat sääraste suurte žestide vastu põhimõtteliselt. Aga öelda võiks läbi lillede või läbi puude, et ärgu nad väsigu, või ärgu teie nüüd, ärge väsige olemast eestlased, tegelemast Eesti kultuuriga, kõnelemast oma keelt. Ja see paistab väga lihtsana, aga selle taga on oma jagu tõtt. Olla väike rahva liige nõuab pingutust, sest kui palju kergem on väsida ja sulada mõne suurrahva sekka, kes pingutamata ja massiivselt on. Aga tagasi möödunud sajandi 60. aastas. Möödunud sajandi 60. aastat olid tähelepanuväärselt mitte ainult selle poolest, et 62 ilmusid Kreutzwaldi Kalevipoja esimene rahvaväljaanne ja 66 Eesti rahva enne muistsed jutud, vaid aastal 1869 toimus Tartus teatavasti esimene Eesti üldlaulupidu ja samal aastal ilmus kuni Andrus Saareste eesti keele mõistelise sõnaraamatu avaldamiseni meie sajandi Kesk-Rootsis eesti keele seni ulatuslikum sõnaraamat Ferdinand Johann Wiedemanni Eesti-Saksa sõnaraamat, mis sisaldas juba 50 000 sõna. Ma loodan, et kord panevad kõik sellesse. Kõikide nende 100-aastaste juubelite tõttu ongi vist Kreutzwaldi aeg meile jälle nii aktuaalseks muutunud. Ja murrangulise tähtsusega see ajastu oli nii mitmel alal ning tasandil. Et 100 aastat tagasi läidetud rahvuslik tuli pole suvi kustumas praegusel kodumaal, seda võisin kogeda, elades kaasa 100. üldlaulupeo televiisori ülekandele Helsingis
ja ma tean, et minu kuulajate seas on praegu mitmeidki, kes ise olid kohal ja kes kindlasti nõustuvad selle minu järeldusega. Kui Kreutzwaldiga algab niisiis Eesti rahvusliku kirjanduse ajalugu 19. sajandi keskel, siis kuidas võiksime periodiseerida talle järgnenud sajandi meie kirjanduses? Ülevaatlikkuse mõttes ja mitte mingi absoluutse jaotusena palun soovitaksin 4 ajastu eristamist. Esiteks, ajastu aastast 1862 kuni 1905. Kalevipoja rahvaväljaande ilmumisest esimese Noor Eesti albumini. Ajalooliselt umbes oleksid piirikivideks teoorjuse kaotamine aasta 1868 ja 5. aasta revolutsioon. Aeg, mis möödub rahvusliku ärkamise tähe all. Teine periood oleks aastate vahel 1905 kuni 1917, kirjanduslooliselt Noor Eestist Siuru koolkonna asutamiseni. Revolutsioonide vaheline aeg, mil pandi alus iseseisvuse aja kirjanduslikule õitsengule. Kolmas periood oleks iseseisvuse aeg aastat 1918 kuni 40, mitmesuguste kirjanduslike voolude tekkimine ja rööbiti areng. Eesti iseseisvuse manifesti väljakuulutamisest esimese enamlaste okupatsioonini või kirjanduslikult ja kirjanduslooliselt rääkides Siurust arbujate antoloogia ilmumiseni. Ja 4. suure perioodina aeg aastast 1940 kuni tänavuseks aastani, meie aastani 69, okupatsioonide ja paguluse aeg, mil Eesti kirjandus toodetakse, kirjastatakse ja loetakse mitte ainult Eesti pinnal, vaid üle terve maailma, näiteks kas või Kotkajärvel Kanadas. 1966 ilmus kõikide suureks üllatuseks teine Eesti eepiline lugu laul, mille koostajaks oli Kreutzwaldi kauaaegne uurija August Annist. Selle pealkirjaks oli lauluema Mari, kes kangelaskujuna aga on naine ja mitte meessoost hiid nagu Kalevipoeg, Kreutzwaldi Kalevipoeg. Sellega on saanud täis mitte ainult kõige tähtsam sajand, seni kõige tähtsam sajand Eesti kirjanduses, vaid ka teatav sümboolne ring. Vaatleme kõigepealt siis esimese perioodi aastat 1862 kuni 1905. Rahvusliku publitsistika, venestuse ohu vastu võitlemise ja rahvalaulude kogumise avaldamise kõrval pole selle ajastu kirjanduslik panus meie kirjanduse raudvarasse just hiilgav. Lydia Koidula isamaaluule on küll intensiivsem kui Anna Haava või Karl Eduard Söödi minoorne tundeluule, aga epigooniline joon läbib kõige 3 loomingut. Realismi ja naturalismi voolu esindajaina debüteerivad sel ajal 3 palju algupärasemat kirjanikku, kuigi nende parimad teosed ilmuvad alles 1905. aasta järel. Juhan Liiv, meie esimene tõesti suur lüürik, Eduard Vilde, Eesti romaani ja August Kitzberg, Eesti draama looja. Eriti Juhan Liivi üksildane ja traagiline luuletaja kuju, kes kirjutas oma paremaid värsse vaimuhaiguse hoogude vahel, on omandanud otse müütilisi mõõtmeid. Fascineerides meie lüürikuid Gustav Suitsust, kes talle pühendas Käkimäe käo, Paul-Erik Rummoni, kes sai Juhan Liivi auhinna luuletuse ikka Liivist mõtteldes eest aastal 1966. Ivar Grünthal on püüdnud Manas number 32 1967 eritella seda mõju essees Juhan Liivi ülikuuest ja Eesti uuemast luulest. Niisama nagu Kreutzwaldi kuju on ka Liivi oma aastatega ainult kasvanud. Teda on võrreldud nii Saksa luuletaja Hölderlini
kui prantsuse luuletaja Rimbaud'ga, kuigi tal puudub nende filosoofilist kultuuri ja ka haar. Siiski on tema, Juhan Liiv, esimesena kirjeldanud Eesti maastiku romantilise ilustamiseta, leidnud sümboolselt sugestiivse pildikõne meie rahva saatuse edasiandmiseks. Näiteks, ilusta ei ole lage heinamaa, heinaküünid, kuhjad, harva puudega on näide esimesele väetele. Teisele aga, must lagi on meie toal ja meie ajal ka, ta nagu ahelais väänleb, kui tema saaks kõnelda. Liivi loodusluule pole aga alati realistlikult otsekohene, vaid tihti meenutab rahvalaulu impressionistliku peenuse ja vahest mõjub otse haikulikuna. Üldse pole Liivi luule laiali valguv, pigemini olulise lihtsuse ja suure koondatuse poole pürgiv. Asjata pole Liiv meie epigrammi looja. Valuliselt aus nägemisviis ja ilustamata väljenduslaad teevad paljud Liivi luuletustest unustamatuks. Näiteks Tallinnas, ainult 8 rida. On üle linna udu ja udu on välja teel. Nii tihe, tume udu, just nagu minu meel. Ja vana kants sa seisad nii piiratud ududest, kui keeksid hämar ja udu kõik välja sinu seest. Ja ma küsin, mis jääb järele tema eelkäijate Isamaa luulest, kui seda kõrvutada sääraste Liivi paladega, nagu kui tume veel kauaks ka sinu maa või ta lendab mesipuu poole. Liiv on suur luuletaja, omapärane Eesti sümbolist. Eduard Vilde kirjutas teosega Külmale maale 1896 esimese naturalistliku Eesti romaani ja Mahtra sõjas 1902 andis tänagi veel loetava ajaloolise romaani. Psühholoogilise realismi, klassikalise romaani armastusintriigi kolmnurga ümber avaldas ta alles aastal 1916. Mäeküla Iimamees on esimene Eesti romaan, mis väärib tõlkimise ja seda ongi tõlgitud õige mitmesse keelde. Sama psühholoogiliselt kõitvad on ka Vilde jutustused 1913 ja siis ma mainisin Liivi, Villet ja nüüd August Kitzbergi Libahunt ilmus 1912 on Eesti näitekirjanduses sama klassikalise staatusega nagu Mäeküla Piimamees meie algavas romaanikirjanduses. Aga Kitzbergi dramaatikast kõneleb teile veidi hiljem üksikasjalikult Mardi Valgemäe, sellepärast asume teise perioodi arutelu juurde. Õigupoolest astusime juba üle 1905. aasta piiri, kõneldes Liivi, Vilde ja Kitzbergi hiljemast loomingust. Tegin seda põhjusel, et nende juured siiski ulatuvad veel sügavalt möödunud sajandisse ja rahvuslikku ärkamisaega. Nooreestlased aga vaatavad peamiselt uude sajandisse meie aega ja viivad teadlikult Eestit Euroopasse. Esimene nooreestlaste album pidi ilmuma juba aastal 1903, nimelt Kreutzwaldi 100. sünnipäeva tähistamiseks. Aga tsensuuri raskuste juba tallal tõttu viibis see 1905. revolutsiooni aastani. Selle albumi taga seisid mitmed andekad tolleaegsed noorukid, kes olid juba aastal 1901–2 toimetanud 3 albumit pealkirjaga Kiired, mis olid kirjustatud kirjanduse sõprade poolt. Muide, see oli mingisugust pistmist kirjanduse sõpradega Torontos. Teised Noore Eesti albumid ilmusid 1907, 1909, 12 ja 15. Kahjuks ei jõudnud 1910-11 alustatud Noor Eesti ajakiri kaugemale 6 numbrist. Kes kuulus siis Noor Eesti koolkonda? Kõigepealt luuletaja, kriitik ja hiljem Eestimaa ilmakirjanduse professor Tartu Ülikoolis Gustav Suits.
siis luuletaja ja eesti keele lektor Helsingi ülikoolis Villem Ridala, eesti keeleuuenduse isa Johannes Aavik või nagu Mari Under teda kutsub eesti keele Luther ning meie suurim romaanikirjanik Anton Hansen Tammsaare. Nende seltsi võime lugeda, kuigi nad ametlikult kunagi ei liitunud, sümbolistliku müstilise luuletaja Ernst Enno ja väga individuaalse prosaisti poeedi Jaan Oksa. Mida noor eestlaste salk saavutas, oli Ants Orase ingliskeelsetes sõnades. Ma tsiteerin. It completely routed Baltic provincialism. The intellectual horizon was immeasurably widened. The problems of the West became those of Estonia. German and Russian literature fell into their proper places as parts of a much larger whole. Above all, a restless spirit of inquiry and aspiration had been created that did not stop short of the highest goals. In the short span of some 10 years, the literary language had gained enormously in richness, elasticity and strength. Close contact with kindred Finland, where similar changes were taking place, strengthened the feeling of Finno-Ugrian cultural unity and stimulated rivalry with a sister nation. An extensive intellectual class, independent and critical, had arisen. Estonia had come of age. Nooreestlased olid aga sama palju huvitatud oma enda rahva suurkujudest, mainisin juba, et esimene album pidi ilmuma Kreutzwaldi 100. sünnipäeva tähistamiseks. Aga Noor Eesti oli samuti esimese Juhan Liivi luuletuste väljaande kirjastajaks aastal 1909 ning ka hiljem. Suits oli Kristjan Jaak Petersoni, kes sündis 1801 ja suri väga varakult 1822, postuumse luuletuskogu toimetajaks 1922. Ja nii edasi. Suitsu enda esikogu Elu tule 1905 järel ilmusid Ernst Enno müstilise värvinguga kogud Uued luuletused ja Hallid laulud 1909 ja 10, kuna saarlane Villem Ridala avastas Eesti luulele meie saarte loodusliku võlu raamatutes Laulud ja kauged rannad 1908 ja 1912. Komponeeritud tervikuna, tervikliku luuletuskoguna ületas aga Suitsu teine kogu nende kõigi püüdlusi. Tuulemaa 1913 on sama positsiooniga Eesti lüürikas, kui on Libahunt meie dramaatikas ja Mäeküla piimamees meie romaani kirjanduses. Pealegi ilmusid kõik kolm üsna lähestikku aastal 1912 kuni 1916. Ants Oras ütleb Suitsu Tuulemaa kohta, seekord eesti keeles. Teatud üsna erilises mõttes kujuneb see teravalt isikupärane luulekogu järelikult uuemama ilmakirjanduse antoloogiaks. See viib meid seosesse kõigi nende Euroopa luuletraditsioonidega, mida Suits tundis endale lähedastena ning ta sümpaatiad olid väga avarad. Ta loob me luulele sidemeid, mis meid viivad kõige elavamasse ühendusse lääne kirjanduse suurimate saavutustega. Mitte nagu Venemaal tõlkija Žukovski, nii suured kui selle teened olidki, vaid pigemini nagu väga originaalne, kuid Euroopa värsikultuuri oma veres läbi tundnud Puškin. Või nagu Itaalia ja Prantsuse vaimust läbi immutet, kuid meid triumfeerivalt inglispärastav Geoffrey Chaucer. Pärast Tuulemaad oleme endisest veel suuremal määral eestlased, kuid oleme ühtlasi saanud eurooplasteks vastavalt Suitsu juba palju varemini kuulutatud kultuurpoliitilise programmile. On loodud euroopalikult eestiline luule, mis ületab igasuguse provintsluse, on sügavalt individuaalne
väljendab suurima ilmekusega mitte ainult autori enda, vaid ka meie rahva hingelaadi ning sealjuures ammutab vabalt ja suveräänselt kõigist Läänemaa ilma allikaist. Selles suitsukogus muide ja mujalgi tema loomingus leiate palju teravat rahvuslikku enesekriitikat. Näiteks laulus Eestist, mis algab nõnda. Õudne kui needmine ajalugu, maha tallatud jõuetu sugu, kõverat küürakat vaevakaset, juurtega juurteta mädasoo mülkas. See on Eesti. Noor Eesti liikumine tähendab meie kultuuri ajaloos veel sügavama sisselõike, veel algatuslikuma murrangu kui Kreutzwaldi uuenduslik looming möödunud sajandi keskpaiku. Samal ajal, kui Suits, Ridala ja Enno muutsid meie värsikeele impressionistlikult ja sümbolistlikult nõtkemaks, rikastas Johannes Aavik meie keelt ning Douglas laiendas selle väljendusvõimalusi proosas, fantastika ja värvika individuaalsuse suunas. Igatahes oli meie keel ja kirjandus küps uutele avastustele, mis saidki võimalikuks iseseisvuse tulekuga aasta 1918. Kas me nüüd loeme Siuru liikumist, mis muide sai oma nime meie mütoloogia imelinnust, kas loeme nüüd Siuru liikumist noor Eesti ajastu lõppfaasi või uue ajastu algusena, pole suurema tähtsusega. Tähtis on ainult seik, et nii nagu noor Eesti tõi Eesti kirjandusse sümbolismi stiilivõtteid, nii kohandas ja eestistas Siuru ekspressionismi ja futurismi uuendusi. Meie iseseisvuse aeg algab igatahes siurulaste elurõõmu plahvatusega, millel pole meie kirjanduses ühtki õiget täpset rööbikjoont. Siuru koolkonna tähtsamateks nimedeks on Maria Under ja Henrik Visnapuu luules, Douglas ja August Kailit jutustavas proosas, Douglas ja Johannes Semper kriitilises esseistikas. Maria Underist, Douglase kaasaminek tagas kontinuiteedi noor Eesti ja Siuru vahel, sest ta kuulus mõlemasse koolkonda. Maria Underist sai iseseisvuse aja suurim luuletaja. Sonettidest, mis ilmusid 1917, koguni Kivi südamelt 1935. Mis saavutuse põhjal teda ongi õigusega esitatud kandidaadiks Nobeli kirjanduse auhinnale. Underi kõrvale tõuseb meie romaanikirjanduse klassik Anton Hansen Tammsaare 1878 ja suri nagu otse sümboolselt 1940 meie iseseisvuse aja tõelise proosa meistrina. Tammsaare 5-osaline Tõde ja õigus, mis ilmus 1926–33, sisaldab Eesti maa- ja linnaelu südamikku. Ja veel enamatki, nagu näeme järgmisest Tammsaare kirjast. Ma tsiteerin. Mina kavatsesin oma romaani nõnda, et esimene jagu kujutaks võitlust maaga, teine võitlust Jumalaga, kolmas võitlust ühiskonnaga, neljas võitlust iseendaga ja oma elu õnnega ja viies alistumist resignatsiooni. Kuna aga ükski neist võitlustest ei ole võimalik muidu, kui peab võitlema ühel hoobil küll maaga, küll Jumalaga, küll ühiskonnaga, küll iseendaga, siis on kõik need võitlused esitatud enam-vähem igas romaani jaos, ainult igas raamatus etendab peatud võitlus nagu domineerivat ja saatuslikumat osa. See on minu kogu romaani ideestiku üks pale või külg. Teine külg. Romaan püüab tabada inimsoo üldist arenemiskäiku või arenemislugu.
Inimene algab mutina, tuhnides maad ja uskudes oma Jumalat. Pikkamisi irdub, saab lahti ta maalapist ja ka Jumalast. Loob keerulise ühiskonna, ehitab isiklikku õnne, taotledes oma koja kas või liivale ja tühjale tuulele, mis langeb järgmisel silmapilgul armetult kokku. Hukkuvad üksikud, terved rahvad, kultuurid ning jällegi algab inimene uuesti maalapist uskudes Jumalat. Nõnda on olnud vana Kreeka ja Roomaga, nõnda Egiptusega, Mykeenaga, Assüüria ja Babyloniga. Nõnda nende rahvastega, kelle 12 kultuurikihti seisavad üksteise peal vana Trooja asukohal. Ja lõppude lõpuks on igal pool alistumine, kas teadlik või ebateadlik, et inimene ei pääse kuigi kaugele maapinnast ega Jumalast. Isikliku õnnegi suhtes jõuab minu romaani kangelane viimaks arusaamisele, et seegi on võimalik ainult siis, kui samal ajal keegi kusagil kannatab. Sest ei ole võimalik end toita ega katta, kui sa ei hävita elavat, mis ka tahab olla õnnelik, nagu inimenegi. Jääb ainsaks lohutuseks meie võime üksteist aidata, üksteisele rõõmu ja head teha, ning see ehk ongi see õige inimlik õnn. Haruldaselt universaalne kontseptsioon, eks ole? Aga mitte vähem universaalne on Underi luuleloomingu oma, mis iseseisvuse aastal saavutab oma esimese kõrgpunkti kogudes Hääl varjust 1927 ja Rõõm ühest ilusast päevast 1928, mis on muide samaaegselt kirjutatud usutunnistuse, kus eriti puhtalt peegeldub Underi ilmavaate päeva ja öö pool. Teatava sünteesi saavutavad alles kogud Lageda taeva all 1930 ja Kivi südamelt 1935, mis on Underi luule tippsaavutused minu meelest. Underi looduse taju on sama erk kui tema metafüüsiliste otsingute haare lai. Tema loomingu põhikude on dramaatiliselt pingeline, üles ehitatud saarastele vastanditele nagu päev ja öö, surm ja surematus, suvi ja talv, liikumine, tarbimine. Pole üllatav, et Underi lemmikautorid on Shakespeare ja Goethe, kelle luule on samuti enam dramaatiline, mõtteline kui lüüriliselt kontemplatiivne, ning Dostojevski, kelle romaane on iseloomustatud moodsate tragöödiatena ja ka dramatiseerituna lavastatud. 1936. aastal ilmuv ulatuslik valikkogu tervest Underi loomingust algusest algaastast 1904 kuni 1935 pealkirjaga Ja liha sai sõnaks demonstreeris veenvalt, kui keskse koha oli saavutanud Eesti kirjanduses Underi luule. Nagu teate, on Underi looming jätkunud tänini, lisades uusi võite tema juba klassikalisele teoste reale. Saksa okupatsiooni ajal ilmus Murelikus suuga ja Rootsis võõrsil Sädemed tuhas ja viimati Ääremail. Kui eelõitsengu ja sonettide Underi esimeste kogude luule on veel liikvel lapseliku nooruslikus ja meelise uudishimuga ma ilma vastu, siis on luuletused kogudes Sädemed tuhas ja Ääremail lapidaarsed jumalaga jättud ma ilmaga tihti vapustavalt suurejooneline vanuse luule. Pikk inimelu tee on käidud ja sõnastatud järgmise parajase ja hilisema salmi vahel. Kui sa nii võimsalt tuled minu üle, oh kevade, kui laps, kes haige väike, ma nutta naeran, hõiskan päike, päike, kuis küllastab mind sinu kuldne süle, loeme eelõitsengus. Jõudes
ühes luuletajaga ääremaadeni välja loeme, kas tühjuse haaran, oh ei, aga ei, veel tähtsat jäi, veel surra jäi. Aga nende kahe inimliku piiri elamuse vahel avaneb lugejale võimalus intensiivselt tunnetada eesti keeles kõiki teisi inimelu eksistentsiaalseid põhielamusi. Sellepärast ongi Underit, niisama nagu Tammsaaret, õigusega esitatud kandidaadina Nobeli kirjandusauhinnale. Viimasel 3 aastal on muide seda ennast salgavalt teinud soomlased. Heade diplomaatidena ühendades küll pagulasluuletaja Underi kandidatuuri kodumaal elava Friedrich Tuglase omaga. Nad on seda teinud ka tänavu ja Books Abroad suvenumbris toetab nende kandidatuuri Alexander Aspel Underi ning Jaan Tuhvel Tuglase osas. Kohe selle järel esitas inglise teadlane ja eesti luule teenekas tõlkija Londoni ülikooli professor W.K. Matthews Underit koos Gustav Suitsuga, sest ta soovis sel viisil austada noor-eesti ja siuru koolkondade suurimaid kujusid. Aga Tuglase osa meie kirjandus- ja kultuuriloos olles sellepärast olnud vähem keskne Suitsu omast. Mitte ainult, et ta oma viimeistatud novellides on olnud meie moodsa proosastiili kujundaja, vaid ta on vähemalt sama palju teinud kriitikuna. Tema poolt on kirjutatud esimene Juhan Liivi monograafia, Eesti kirjameeste seltsi ajalugu, mitmed Eesti kirjanduse ülevaated ja varem ilmunud 8 köitet kriitika ei hõlma veel kaugeltki kogu tema kriitiliste seistika. Koos Suitsu, Semperi, Hans Orase ja Alexander Aspeliga kuulub Tuglas meie parimate esseistide hulka. Kui 1905. aastal esile astunud nooreestlased nõudsid ja teostasidki enam euroopalist kultuuri, peenendasid Eesti stiilitunde ja vormitaju, siis 1917. aasta revolutsioonis suvel ilmunud siurulaste salk soovis esimese maailmasõja varjus kõigepealt intensiivselt elada ja tunnetada, vahest painutades või lõhkudes vormi vastavalt elamusele. Sel põneval suvel 1917 debüteerisid luuletajatena Under, Henrik Visnapuu, Artur Ratson, Johannes Semper ja ainsa prosaistina nende luuletajate seas August Gallit. Kirjanduslik kliima oli täielikult muutunud, kui ilmusid siirulased. Oli jälle nooruslikku lootust eluks, kirjanduseks ja isegi oma iseseisvaks riigiks. Kunagi pole luule olnud nii populaarne Eestis, kui ta oli siiru esimeste aastate jooksul. Muidugi, kui maailmasõda oli lõppenud ja vabadussõda viinud iseseisva riigina, algas tõsinemine ka siurulaste seas. Aga Eesti luule oli kasvamas samas taktis Euroopa kirjandusliku arenguga. Kui nooreestlased tõid sümbolismi Eestisse päikese hilinemisega, siis oli ekspressionismi ja futurismi ilmumine meie kirjandusse siurulastega juba nende vooludega peaaegu sama aegne. 20. aastal vabariigi esimesel kümnendil nõuti elu lähedust ja realismi, ka kirjanikel. Selle juba eelpool mainitud tõsinemise taustaks olid sisepoliitilised heitused ja majanduslikud raskused. 1905. aastal hoogsalt elu tule laitnud noor eestlane Gustav Suits avaldas 1922 Tartu Ülikooli Eesti ja maailmakirjanduse professorina üllatavalt kibestunud ja pessimistliku luuletuskogu pealkirjaga Kõik on kokku unenägu. Paistis neil aastail, nagu oleks mitte ainult noor eestlased tõsistunud, vaid ka siirulased. Aga see oli ainult näiline. 1928 ilmusid 2 pilvitud Mozartlikku teost. Underi Rõõm ühest ilusast päevast, lüürikas ja proosas August Gailiti šedöövr Toomas Nippernaadi Eesti Don Juan. Siiski tuli meie iseseisvusaja kirjanduse järgmine otsustav uuenemine alles 30. aastal, esimene
ja siis siurulastega, teine 30. aastal. Ja seda sugupõlve poolt, kes oli üles kasvanud iseseisvas Eestis ja käinud Eesti koolides, mõtlen siin arbujate koolkonnale meie luules ja ka proosakirjanikele, keda saab nende lähedusse asetada. See viimane iseseisvas Eestis debuteerinud kirjanduslik sugupõlv koondus Tartu Ülikooli ümber. Jah, õige mitmed olid sama üliõpilasorganisatsiooni Väljasto liikmed. Õiget vajadust oma albumi järel polnud enam olemas, sest aastast 1923 peale ilmus kõrgetasemeline kirjanduse ajakiri Looming, mille esimeseks toimetajaks muidu oli Douglas. Samuti polnud tarvis eriti rõhutada ei oma eestimeelsust ega euroopalikkust. Luules sai see sugupõlv edasi ehitada mitte ainult Kreutzwaldil, Koidulal ja Liivil, vaid juba noore eestlaste ja siurulaste kõrgetasemelisel saavutusil, kusjuures suurimateks eeskujudeks olid muidugi Suits ja Under, vähemal määral Enno ja Visnapuu. Ühise sugupõlvena esitas nad Tartu Ülikooli inglise kirjanduse professor, kriitik ja tõlkija Ants Oras antoloogias Arbujad ehk loitsijad, sõnaga nõidussõnu lausuvad luuletajad 1938. Mis kõigepealt torkab silma, on see, kui väga erinevad need luuletajad, 30. aastate luuletajad on. Kas saab nad üldse samade kaante vahele panna ja ühe kirjandusloolise nimetaja alla viia? Kindlasti ei saa meie arbujaid sama hästi defineerida kui näiteks nooreestlasi või siurulasi, kel on omavahel palju enam ühiseid jooni. Samuti puudub üks vaieldamatult keskne kuju, nagu nooreestlaste juures seda oli Suits ja siurulaste juures Under. Ants Oras kaldub selleks kujuks pidama Betty Alverit ja küllap paljud temaga nõustuksid, eriti silmas pidades Alveri sõjajärgset arengut. Aga klassitsistliku kallakuga Alveri kõrval seisab tema abikaasa Heiti Talvik, kelle juures oleks nagu uuesti süttinud noore Suitsu idealism ja eetiline ärksus. Ma tsiteerin. Aadete, ideaalide, aadete hõljuv tants, vaid liiva meil laugesse puhus. Dogmat on argade kants, mida ründab juhus. Tartu Ülikooli teoloogia ja vanade keelte professor Uku Masing jällegi avab oma esikogus Neemet vihmade lahte hoopis uudse dimensioone meie lüürikas. Tema metafüüsilised jumala otsingud toimuvad põiki mitmeid kultuure ja mütoloogiaid, meenutades vahest Ezra Poundi kantot, T.S. Elioti ja ühtlasi ei puudu rööbikjooni samaaegse Prantsuse sürrealismiga. Uku Masing kuulub ja Artur Alliksaarega meie luule omapärasemate ja moodsamate autorite hulka. Bernard Kangro, teine arbuja, debüteerib jällegi botaaniliselt ülitapsete sonettidega, et siis oma järgmistes kogudes Vanad majad ja Reheahi sukelduda rahvaluule teadlase täpsusega muinsate eestlaste vaimumaailma. Ja need 3 Kangro kogud olid ainult oma elutöö algus, mis on jätkunud börsil kasvava hooga. Tagulides lisandusid neile veel 10 luulekogu, 11 romaani, kõide näidendeid, 20-aastane tegevus Tulimulla toimetajana ning Eesti kirjanike kooperatiivi juhatajana, kriitikuna ja nii edasi. Kangro koht muide meie pagulaskirjanduses on umbes sama keskne organisaatorina, kui seda oli Douglase oma meie iseseisvuse aastal. Alveri, Talviku, Masingu ja Kangro kõrval paistis antoloogias arbujat vähem silma August Sang. 60. aastal on aga ta muutunud meeldejäävaks luuletajaks oma julge koguga Võileib suudlusega 1963 ja viljaka kõrgetasemelise eestindajana Goethe, Puškin, Baudelaire, Heine ja teised. Nõnda oleks meil 5 nime esile tõsta arbujate koolkonnast, kes igaüks on täiesti oma näoga meie luules.
Luule on kindlasti meie kirjanduse kõige tugevam žanr. Pole juhuslik, et enamik nimesid selles ettekandes on olnud luuletajate omad. Ja ma pole ammugi loetlenud kõiki, isegi tähtsaid luuletajad mitte. Näiteks pole ma teile rääkinud Hendrik Adamsonist, Mulgimaa murdeluuletajast, kelle loomingus tõuseb muidu provintsiaalse maikuuga murdeluule ma ilmakirjanduse kesksete kujude kirjeldamiseni. Kes näiteks võiks küll olla Amblet või Don Quixote. Lüürika kõrval kasvatub iseseisvuse aastate näitekirjandus peaaegu olematuks, kus ainukene tuntud nimi on Hugo, mitte härra Raudsepp. Jutustavas proosas pean aga tingimata mainima veel paar iseseisvusaastate kirjanduse saavutust. Tammsaare monumentaalne Tõde ja õigus on iseseisvuse aja tähtsam proosateos. Üksikromaanides võiks esile tõsta Gaileti Toomas Nippernaadi kõrval Tuglase lapsepõlveromaani Väike Illimar 1937, Karl Ristikivi Tallinna romaane Tuli ja raud ja Õigemehe koda. Tammsaare ise nimetas Ristikivi oma troonipärijaks Eesti romaanis ja Tammsaare surmajärel 1940 Ristikivi ongi olnud üks mitmekülgsemaid ja huvitavamaid Eesti romaanikirjanikke, kes on suutnud end ikka jälle uuendada. Novellis on minu eriliseks lemmikuks Peet Vallak, keda pole veel üldiselt küllalt hinnatud, kuigi ma ise nimetaksin teda Eesti Tšehhoviks. Tema novellidesse on kätketud meie maa ja osad linna elugi hella pilgu ja ainulaadselt nõtke sõnastusega. Pühendasingi temale sellepärast ühe loengu Mulluses Metsaülikoolis. Vallaku kõrvale võiks asetada Karl August Hindreit, teise silmapaistva novellistina, kellel on vähe võistlejaid meie kirjanduses, mis puutub psühholoogilisse läbitungivusse. Ta on äärmiselt mitmekülgne kuju, kes tegutses oma 55. eluaastani ajakirjanikuna, kriitikuna ja karikaturistina, alles siis debüteerides kirjanikuna. Pauluses on ilmunud nii Vallaku kui Hindrei novellide valimikke, need on ka meie raamatukogus siin, ja muide ka Kodumaal hiljuti Hindrei valikkogu, kes oli kaua Kodumaal pelu all. Ja nüüd me taha kaua peatuda viimase 4. ajastu eritlusel. See on iseseisvusaja lõpust täna päevani, sest mu teine loeng on pühendatud sõjajärgsele kirjandusele. Ütleksin siinkohal ainult nii palju, et 60. aastad on kvalitatiivselt kõige huvitavamad nii Kodumaal kui võõrsil. Nii et pessimismiks pole õiget põhjust. Ainult võõrsil on nii, et enne kui lakkavad tootmas kirjanikud, tuleb lugejate puudus peal. Kodumaa loovate kirjanikude vanuse kaar ulatub Friedeberg Douglasest, sündinud 1886, kuni noorukese Viivi Luigeni, sündinud 1946. Võõrsil Maria Underist, sündinud 1883, kuni Aarand Roosini, sündinud 1939, kui ma ei eksi. Läänes on 60. aastal ilmunud kõige uuenduslikumad proosateosed. Luulevool pole sugugi ära kuivanud ja isegi näitekirjandus on näidanud teatavaid elavnemise märke. Kangro ja Pilved. Kodumaal on 60. aastad olnud niivõrd produktiivsed, et muutub ikka piinlikumaks eelneva ajastu pidurdavate tegurite õigustamine, seletamine. Näiteks alles 60. aastal ilmusid Eesti kirjanduses sarnased noored kodumaa autorid nagu Enn Vettemaa, Arvo Valton, Jaan Kaplinski, Paul-Erik Rummo, Mati Unt, Eno Raud, Peet Kallas, Viivi Luik, kes on kõik andnud uusi impulsse nii meie luulele kui ka jutustavale proosale ja draamale. 60. aastad on olnud sama viljakad vanemate kirjanike suhtes, Douglasest Jaan Krossini. Siin mõned andmed. Douglase aforismide kogu Marginaalia ilmus 1966. Proosaluule kogu Muutlik vikerkaar 68. Alberi
Puškini, suurepärane Puškini eestindus Jevgeni Onegin 64. Tema Tähetund 66. Uku Maasingu džunglilaulut trükkiti hoopis Rootsis 65. Sanga võileib suudlusega 63 ja tema Goethe Fausti eestindus 67. Artur Alliksaare näidend Nimetus Saar 66. Tema luulevalikkogu Olematus võiks ju ka olematu olla 68. Lõpuks Jaan Krossi Kivist viiulit ilmused 64 ja tema lauljad Laevavööridel 66 ja nii edasi. Väliseestlaste proosaloomingus avab 60. aastate kümnendi vanameister Karl Ruumor oma krutsifiksiga 60, millele järgnesid 63 Ilmar Jaksi Ei kellegi maal, 64 Elin Toona Puuingel, 65 Helga Nõu Kas sööb rohtu, 66 Ristikivi Rõõmulaul, 67 Harri Asi Pärast jahvatust ja tänavu Raimond Kolgi Et mitte kunagi võita. Mitte halb teost rida. Lõpetuseks võime endilt küsida, mis võim on eestlasi viinud kauge eelajaloo müütilisest maailmast tänapäeva ajaloolisse valgusse? Miks pole tuuled meid tuulemaalt sootuks minema pühkinud? Uurides meie ajalugu ja kirjandust, tihti tunneme, et võimalust oleks selleks olnud küll ja küll. Siiski istume kõik siin koos Kanada metsades ja kuuleme ettekandeid eesti keele, kirjanduse ja kultuuri üle, arutame meie rahva minevikku, olevikku ja tuleviku küsimus. Eestis jällegi pühitseti tänavu erilise rahvusliku vaimustusega esimese üldlaulupeo 100. juubeli. See on ikka vist igivana soome-ugri sisu, jon, mis ei luba Antsul alistuda vanakuradile. Kodumaa Loomingu mulluses detsembrinumbris on Peti Alver, kodumaa suurim elav luuletaja, avaldanud Kuradimaa hea luuletuse just teemal, miks eestlased ei anna ja ei anna alla. Ei kodumaal ega võõrsil. Lubage, et ma siis nende sõnadega lõpetan oma lühivaatluse Eesti kirjanduse ajaloo esimesest sajandist. Kuradile mingu mure, hädad, haigused ja kärvid. Kuradil on kuku tervis, Kuradimaa kõvad närvid. Inimene vennikene tuule tõmmetki ei talu. Kohe on tal kondivalu, voolmet, värinat, migreenit, põletikut, palavikut, jooksva, lendva, puruhaiged näärmed, arterit ja veenit. Vennalgi on valuvimmat, sõber maadleb TBC-ga. Armsamal on äkki astma. Kuramus ta silmaveega jookseb oma käpsaid kastma. Neelab alla kui biskviidid, pestitsiidid, herbitsiidid, joob ta votti, seedib traati. Tal on kuradi formaati. Inimene vennikene märga sõnagi ei talu. Kohe on tal hingevalu, kohe on ta endast väljas, kargab kuradile turja. Inimene vennikene märga sõnagi ei talu. Kohe on tal hingevalu, kohe on ta endast väljas, kargab kuradile turja. Läheb viha pärast villi, tülli grilli, kukub jooma, paistab ümber pingid puldid, vannub kurja, saab infarktit ja insuldit, ahastab ja delireerib. Kurat muud kui kurameerib. Jutukas ja joviaalne, kuramus on kuulu järgi päris kuradi normaalne. Ta ei kahtle, ta ei kärgi, nurgas nortsakil ei nuuksu, nõmedalt ei vaju nuttu. Äkki aga inimene, vennikene, otse ropsu kuradile saadab vale. Siis, kuradimaa lopsu, kuradistki hakkab hale. Nota bene, kurat võtku.
Vau, ma pean ütlema, et on huvitav kuulata seda 60ndate aastate helisalvestust juba selle poolest, et loeng on salvestatud 69. aasta tehnoloogiaga, aga ka loengu ettekandmise maneer oli teine sel ajal, mida oli huvitav jälgida, teistsugune kui tänapäeval. Ja muidugi kuulsime, et loeng peeti õues, kuna tuult, ritsikaid ja isegi lennuk olid kuulda. Aga nüüd võtab Sirje sõna ja jagab oma muljeid Ivar Ivaskist ja ta loengust. Nii et palun, Sirje. Ja tere kõigile ka minu poolt ja head uut Metsaülikooli kooliaastat. Kõigepealt ütleksin, et missugune imeline eesti keel. Mõelge, see mees ei olnud praktiliselt kunagi Eestis elanud ja ainult mõned aastad Riia eestikeelses algkoolis käinud. Ta ju kasvas üles Riias, teismelisena läks juba Saksamaale, ülikoolis käis Saksamaal ja doktoreerus juba Ameerika ülikoolis. Nii et see eesti keel, see vaimustavalt rikas eesti keel, milles muidugi me tunneme natuke ära võõrsil elava inimese intonatsiooni, mis on pisut erinev ka tänapäevasest eesti keelest, aga see sõnavara rikkus ja see ilmekus, millega ta pika peaaegu tund 10 minutit loengu luges, oli tõesti imetlusväärne. Imetlusväärne on ka Ivaski haruldane võime luua luuletusi 3 keeles. Ta alustas ju saksakeelse luuletajana ise ja jätkas siis poole sõna pealt ükskord Soomes, kui ta oli Ida-Soomes suvitamas, mis talle oli nõukogude ajal Eesti aseaine. See Soome meenutas Eestit. Ühe saksakeelse luuletuse poole sõna pealt hakkas ta eesti keeles luuletama ja sealt peale oli neil ka kodune keel lätlannast luuletaja Astridiga eesti keel ja luuletas nii kuni laulva revolutsioonini eesti keeles ja siis, kui lõi oma Balti eleegiad, mille Paul-Erik Rummo tõlkis siis inglise keelest eesti keelde, hakkas ta kirjutama inglise keeles inglisekeelsele auditooriumile, et selgitada siis oma kultuuriteadlase vaatenurga läbi seda Balti riikide vabanemise fenomeni. Nii et imetlusväärne autor, mina ei tea kedagi teist, mitte ainult Eesti kirjanduses, vaid ka meie naaberrahvaste kirjanduses, kes oleks olnud võimeline kõrgel tasemel 3 keeles luuletama. Nii et oli üks imemees ja meie maailma kirjanduse maailmamees, kes siis okupatsiooni ajal Balti riikide kirjanduse tutvustamise viis siis maailma areenile oma World Literature Today ajakirjas. Selle käesoleva loengu kohta mul on 5 märkust, mida tahaksin teie tähelepanu juhtida. Et esiteks see originaalne periodiseering, mis ta tegi Eesti kirjandusele, seda ei olnud tal võimalik kuskilt Eesti kirjandusteadlastelt laenata, sest et selleks ajaks oli ilmunud ainult 3 köidet Tallinnas töötava Keele ja Kirjanduse Instituudi teadlaste Eesti kirjanduse ajalugu. See 5-köiteline teos oli alles poolik ja jõudis 69. aastaks oli jõudnud 3. köiteni, mis käsitles siis kirjandust kuni 17. aastani. Nii et see on tema originaalne periodiseering, mis mingis osas kattub tänaste kirjandusloolaste arusaamadega ja mingis osas ei kattu, aga nende peensusteni ma ei hakka teid pika loengu lõpus sellega väsitama. Aga mis ma tahtsin öelda, et veel täiendada ja juhtida tähelepanu, et mida ta pidas oluliseks ja originaalseks Eesti kirjanduses, et see on nagu olnud unustuses pikka aega ja alles nüüd viimasel ajal moodsad strukturalistid uuesti nagu avastavad seda,
Tema juba siis rehabiliteeris seda maagilist animismi, mis oli meie rahvaluules ja nägi selles loodusläheduses ja rahvaluule animismis, kus loodust nähakse elava olendina puid ja kivisid ja seda tähendab animism, et see oli kõik meie rahvaluules suulises kirjanduses juba olemas. Ja samuti see, et ta rõhutab seda juurte ulatuvust rahvaluulesse, et selles mõttes, et see ei ole mitte Eesti kirjanduse 100 aastat, nagu ta seal lõpus ütleb, et Eesti kirjandus on ju tegelikult sadu aastaid vana, võib-olla 5000, võib-olla isegi 7000 aastat või 10 000 aastat vana, kuhu ulatuvad meie rahvaluule juured, mida üles hakati kirjutama alles 1,5 sajandit tagasi. Nii et see juurte sügavuse aimamine, see on väga oluline selles loengus. Siis, mis on vaieldav selles loengus, on see Kreutzwaldi roll, et ta nagu väga kõrgelt ja võib-olla minu tänasest vaatenurgast isegi ülehindab seda Kreutzwaldi rolli selles mõttes, et mitte temast ei alanud see kõik, vaid Kreutzwald ju tegelikult nagu tema kirjavahetustest, mis hiljem publitseeriti, välja tuleb. Tema püstitas selle Kalevipoja koostamisega nagu mingis mõttes hauasammast eesti keelele. Tema oli kantud hirmust, et eesti keel ei pea kauem vastu ja et ta peab säilitama ja koguma ja kirjutama selle kokku. See ilmneb tema mitmest kirjast Liidia Koidulale, et ta, kuigi ta tõesti tõi eesti keelde sõna tulevik, aga et näha teda nüüd niisuguse rahvuslikus mõttes tulevikumehena, minu meelest siiski tema kirju lugedes ja tema loomingut teades ja uurides ei tule sealt välja mitte see, et ta seda kirjutas nagu tuleviku äratamiseks, vaid ikkagi minevikupärandi säilitamiseks pigem. Et niisugused rõhuasetused ma asetaksin nagu teisiti ja minu meelest Kreutzwald ise nagu ei tajunudki, et ta oli ärkamisaja üks suurkujusid, et ta ikkagi tegi seda niisugust hauasammast pigem kui tulevikusammast ehitas, aga mis ei vähenda muidugi selle teose väärtust, kuigi hilisemad uurijad on ka siin erinevatel arvamustel selle originaalsuses ja rahvaluule läheduses. Ja siis, mis veel lisaks sellele periodiseeringu originaalsusele on oluline, mis erineb tänapäeva kirjandusteadlaste arusaamadest, on see, et tema nägi Eesti kirjanduse arengut, seda modernismi tulekut, nooreestlased tõid sümbolismi ja siururühmitus tõi ekspressionismi ja futurismi Eesti kirjandusse nagu täiesti taktis Euroopa kirjandusega ja nagu kooskõlas Euroopa kirjandusega. Hilisemad kirjandusteadlased, näiteks Tiit Hennoste, tema tuntud teooria Eesti modernismi hüpetest, on ikka nagu mingist rahvuslikust alaväärtusest kantud, et ikka me olime hiljem, et 10 või 20 aastat ja mõnikord okupatsiooni tõttu vaata, et pool sajandit hiljem need asjad tulid meie luulesse, aga kui vaadata Eesti luulet tervikuna, nii Pagulust, Alliksaart ja Laabanit ja kõike seda, siis tegelikult mina pigem kaldun Ivaski seisukohta pooldama, et Eesti ikkagi võnkus nende Euroopa modernismi lainetega päris ühes taktis siin sõja ja Stalini aja tõttu võis ju väike viive seal mõned aastad olla, aga see kõik ikkagi ei takistanud seda vaimu arengut nii suurel määral, nagu minu meelest Hennoste seda tänapäeval näeb. Et Eesti ei ole olnud alaarenenud, vastupidi, Eesti on paljusid asju oma rahvaluules juba näinud ette, nagu nüüd strukturalistid ütlevad, et animism on
mahajäämus, see kultuuriline mahajäämus, milles eestlasi süüdistati ja sakslased vaimuvalgust tulid meile tooma ja nagu maarahvast kultuurrahvaks tegema, et tegelikult see kultuuriline mahajäämus muutub õnnistuseks praegu, et see looduslähedus on praegu just see, mille poole moodne maailm pürgib ja see väljendub ka meie kultuuris ja luules. Ja millega ma kõige rohkem olen nõus ja mis mind väga rõõmustas, et Ivask ütleb, et luule on Eesti kirjanduse tugevam žanr, siin ei ole mingit kahtlust. Eesti on üks suur luulerahvas ja Eesti naisluuletajad on igal põlvkonnal olemas, nagu ma olen ka varasemates Kotkajärve loengutes teile mitu korda ütelnud, et luule on üks vägev asi, mida paljude teiste rahvaste kirjandustes ei ole nii tugevat luulemõju ja igal põlvkonnal oma niivõrd tugevaid häid luuletajaid, kes oma põlvkonna kõige südame soovid ja sõnumid rahvale annavad. Nii et selles mõttes olen Ivaski usku. Kas on nüüd küsimusi? Ei näe siin chatis küsimusi. Mina ka ei näe, et nüüd on viimane... Ma tahaks ühe kommentaari teha. On see, et Ivask kasutas, ja see on osa tema aktsendist, et O asemal Ö tihti peale. Nii et loomingu ajakirjas sai lööming, mis ei ole ka paha ajakirja pealkiri. Ja vahel on ka seda juhtunud, et looming on lööming, ja. Nii et ma ei näe, et oleks siin veel küsimusi juurde tulnud, nii et ma siis ütlen suur tänu, Sirje, selle eest, et sa tulid meile lahti selgitama natukene Ivar Ivaskit ja seda ajastut, eriti kui tema kirjutas, ja et me oleme väga tänulikud. Ja, et rõõm on alati Kotkajärvel olla ja seda vaimu edasi kanda. Ma siis mainin, et homme meil on 2 veel Metsaülikooli päeva sel nädalal ja homme kell 12 Toronto või New Yorgi aja järgi ehk Eestis oleks see siis kell 7 õhtul on meil Virve Anneli Vihman, kes on Tartu Ülikooli juures keeleteadlane. Ta on õieti USA-st pärit, Californias, kui ma ei luiska. Ja et tema loengu pealkiri on ka selline huvitav, et kas eesti keel on cringe ja tema on just uuringut teinud noorte slängi kohta Eestis ja sealt on ka see nimi tulnud. Ja mis on huvitav, et homme õhtul on ka Virve Anneli Vihman Rakkes, sest et tema emaloeng, klassikaloeng on siis Toronto aja järgi kell 7 õhtul kuulda. See on helisalvestus ja meil on suur rõõm, et Virve Anneli Vihman nõustus tulla rääkima oma emaloengu kohta. Ema loeng on ka õieti laste keele arengu kohta, eriti kakskeelsuse juures, nii et mul on hea meel ja ma hoian pöialt, et on väike võimalus, et Merilin ise tuleb ka kuulama, me loodame, et siis on võimalus teda ka eetrisse lubada, kui ta nii soovib. Nii et me loodame, et selline väike üllatus läheb täide homme. Ja siis reedel on meil viimane loeng, see on ka klassika, see on Ardo Hanssoni loeng aastast 1994. Ja meil on tänu Toomas Meriloole on õieti videosalvestus sellest ja see on ka haruldane videosalvestus, sest et Toomas väga kenasti ka tegi vaate saalile, et on õieti huvitav näha, mis on siis 28 aastat tagasi, kuidas me välja nägime ja näeme seal armsaid nägusid, kes võib-olla ei ole meiega enam meiega, aga et see on ka saab olema huvitav ja Ardo ise tuleb pärast kommenteerima ja räägib üldse siis Eesti majandusolukorrast siis ja nüüd. Nii et jätame hüvasti. Veel kord aitäh, Sirje, ja siis näeme homme.
ja nägemiseni. Nägemiseni.